üle 1000 inimese Toompeale valitsuse vastaste plakatite alla. Käsk, tasuta laadakontsert või must masendus? За кого же мы голосуем? И кто же, как говорится, болтает лишнее? Tere õhtust, head inimesed, on neljapäev, 24. september ja Kanal 2 programm nimega Reporter on alanud. Keskerakond kogus Toompeale üle 1000 oma pooldaja. Ametlikult protestiti valitsuse vastu. Tegelikult kujunes protest aga valimiskõnedeks vaheldumisi peoga. Nagu ikka kõneldi astmelise tulumaksu kehtestamisest, valitsuse kavast pensioneid vähendada ja lähenevatel valimistel oma meelsuse näitamisest. Protest valitsuse vastu möödus lõbusas meeleolus. Selle eest hoolitsesid mitmed muusikud, kes mõne rahva seast isegi tantsima panid. Savisaar tuleb kindlasti pärast. Oodage, ta ootab teid. On paremini tuju, eks ju? Siin on sõnelkud, aga ei ole midagi. Limutsevana natukene pizza. Ja tuleme head tuntsiga. Kõned maalisid Eesti tulevikust kahtlemata väga masendava pildi. Ka plakatid kõnelesid sama keelt. Miks inimesed välja tulid? Küsimus on töökohtades. 100 000 töötud. Miks ei peaks selle vastu protestima, kui häält on? Edasi, kui pensionides on küsimus, täna räägitakse pensionide maksustamisest, homme selle vähendamisest. Edasi, kui küsimus on astmelisest tulumaksust, see ei kõlba mitte kuskile, ühed teenivad miljoneid, teised teenivad sente, aga maksu maksavad kõik ühe ja sama protsendi järgi. See oli võib-olla 6-7 aastat tagasi ETV ekraanil, kus hetkestas järgmised mõtted, need on siin kaude välja kõlanud. Kahetsusväärselt elab Eestis osa inimesi hästi ja teised ei ela hästi. Mille peale öeldi, et jah, härra Savisaar, aga vaadake, kõik ei saa elada hästi. Ja siis ta ütles, siis ärgu keegi elagu hästi. Mina pannud seda tähele, oma abikaasa teritas kõrvu. Kas sa kuulsid, mis ta ütles? Ehk tegelikult nõukogude ajal tõepoolest nii oligi. No, ma ei tea täpselt, mida sa räägid ja ma tean, et Vello Orumets ja Erik Krieger esinesid kena kontserdiga ja ma väga loodan, et need hirmutavad kõned ja mis sisaldasid ka lausvalet ei rikkunud inimeste head meeleolu ära, mille nad ilusast laulust said. No siia Toompeale on kogunenud üle 1000 inimese küll, aga kahjuks on aadress vale, sest valitsus ei sõida siit isegi mitte mööda. Täna peab valitsus oma istungit Eesti Panga hoones meenutamaks selle 944. aastal langenud Otto Tiefi valitsust. Mitmed kohale tulnud pagesid telekaamerat nähes ega osanud ka kohe öelda, miks nad kohale tulid. Paljud ei saanud ka eestikeelsest küsimusest aru. Ma ei tea. Ma ei räägi eesti keeles. Посмотреть, послушать и узнать, за кого же мы голосуем и кто же, как говорится, болтает лишнее. Eesti pensionärid on täna Euroopa vaesemate seas ja ikka ähvardatakse meie elujärge veel halvendada kõikvõimalike maksude tõstmise kaudu. Loodame, et meie pikettide ja vastuseisu tõttu ei julge nad minna pensionide kallale. Suur osa miitingulisi oli kohale tulnud bussidega. Need, kes tribüünile lähemal, teadsid siiski kindlalt, mille pärast nad siia tulnud olid. Raha vähe, kõik on kallis, järjest läheb kallimaks, siis peab midagi tegema. Ka pensionär on ka pensionär, 4 aastat pensionär. Ma ootsin ka, et see andsid raha juurde, nagu juttu 4 aastaga. Midagi teha, midagi vähe. Hinnad tõusevad, kõik tõuseb, aga mina ei tea mingit toetust, ma midagi aitab. 4000 on pensi. Ma töötasin Siseministeeriumis sõjaväes tuletõrjes. Tänu sellele ma saan pensi, ma saan 4000 millega, ma vähem saan. Пенсионеры не только русские, среди эстонцев очень много малообеспеченных людей. Что ждет нас в будущем? Где же совесть у этих людей? Большое спасибо вам. Ansip on amõla. Vaatame platsi, et siin on uskumatult palju inimesi, kes on tulnud siia neljapäevasel päeval. Ütlema, et nad ei ole rahul sellega, et valitsus ütleb, et jätkame samamoodi, kõik on hästi. Et täna 5 maailma kiirema majandusega kukkuva riigi hulgas.
kõik ei ole hästi ja need inimesed on siin, et positiivses võtmes anda valitsusele märku, et valitsuse poliitika vajab muutmist. Ent miitingule tulid ka Keskerakonna poliitikaga rahulolematud. Need inimesed suunati siiski kiires korras platsilt minema koos oma plakatitega. Haeti ära jah, et öeldi, et ei ole kooskõlas meeleavalduse teemaga kahjuks. Et ma ei tea, minu arvates sobib tegelikult, sest et Jüri Ratas on palju konstruktiivsem inimene, noor inimene, ma räägin konstruktiivsusest võrreldes Edgar Savisaarega ja sellist vastandumist all-linn ja üle-linn meil ei ole nagu mõtet nii palju tekitada. Председателя Tsentristski partei Keskerakonna esimehe Tallinna linnapea Määra Tallinna Edgar Savisaar! Edgar Savisaar! Miiting võttis vastu 3 avaldust valitsusele. Üks käsitles pensione, teine maarahva toetamist ja 3. uute töökohtade loomist. Poliitik Ülo Nugis, kes ju 1990. aastal Interrinde ja Rahvarinde vastasseisu ajal koos Savisaarega Toompeal oli, näeb tänases päevas lausa kummalist sarnasust tolle ajaga. Ülo Nugis oli täna eemal ja seetõttu saime temalt kommentaari telefonitsi. Arvate, et Edgar sellise sammu nüüd astub kohe peaaegu sarnase stsenaariumi järgi. See oli 15. mai 1990. Ja need olid terevad ajad. Mina ei arvanud üldse, et peaminister asub Toompea lossis ja sellel kriitilisel hetkel, kui hakati juba Toompea lossi väravaid maha murdma või ütleme siis juba päris paraadust, tulin selle idee peale, et pöörduda rahva poole, aga minu meetod oli mõttes vähe teine. Ma tahtsin seda teha televisiooni kaudu. Ja meie kõikide silme all võttis telefoni toru, et palun mind kohe ühendada raadioga siin peaminister Edgar Savisaar. Ja vaat siis hakkasid need sõnad peale, mida me iga päev kuuleme, et Toompea lossi rünnatakse, see on sealt võetud. Ja kutsus niimoodi rahva Toompeale, mis seal ikka. Seekord oli võib-olla tal isegi seda õigust teha, ta oli ikkagi peaminister ja täitevvõimu esindaja. Aga et see nüüd nii välja kukub, et natuke vähem kui 20 aastat hiljem, kui stsenaarium vastupidi on, mis teha. Elus juhtub, seda nimetakse kuidas? Déjà vu või? Valimised ja võim. Ja täiesti minu jaoks, erupoliitiku jaoks on see natuke arusaamatu, et kas see kogu asi väärib praegu küünlaid selliselt, et panna nagu kõik kaardid. Teha kõike seda, mida võib-olla ei peaks just nii tegema. Nii et ma arvan, et see on ikkagi võimuvõitluse ja valimiskampaania küsimus.